mind on selles mõttes maailmavaatselt mul oli suhteliselt lihtne ennast siduda. Need inimesed, kes mind kunagi poliitikasse kutsusid ja sellest peategelane oli Marju Lauristin, me pidasime temaga koos päris mitu sellist mõtterünnakut 90-91. aastal ühe teemaga. Selle teema nimi oli siis tööturg turumajanduses ja demokraatias, kuidas sellest nõukogudeaegsest tööturust vabaneda, kuidas seda siin üles ehitada. Mina olin sellel ajal uhke Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu esimees. Mul puudus poliitika vastu selles mõttes huvi, aga ma olin näinud, et mitme vajaliku seadusega, mida püüdsid siis edumeelsed Eesti ametiühingud koos Siim Kallasega seaduseks vorpida, see meil ebaõnnestus totaalselt, kuna keegi ei võtnud meid kuulda. Ja siis sai 5-6 kolleegiga arutletud teemal, et mida siis nagu teha. Et olukorras, kus Justiitsministeeriumi tubli töötaja, nüüdne väljapaistev Reformierakondlane ütles, et teil on väga ilus eelnõu, me anname selle üle ministrile ja see kuskile ei jõudnud, oli vaja leida mingi selline kontakt kellega asjada. Ja ega pikka arutelu ei olnudki, et tegelikult sellel ajal kõik Eesti erakonnad olid pigem sõpruskonnad ja küsimus oli ainult üks, kas luua veel üks sõpruskond või teha mingi sõpruskonnaga, kes selleks ajaks oli juba tekkinud ja parteid oli moodustamas koostööd. Ja kuna kõigil nendel edumeelsetel ametiühingujuhtidel, kes olid uusi ametiühinguid Eestis loonud, oli muu tööga nii palju tegemist, siis otsus oli väga lihtne, et on mõistlik teha kellegagi koostööd. See oli siis Sotsiaaldemokraatlik Erakond sellel ajal, kes kuulus siis valimisliitu Mõõdukad, kuhu on aukas Valvega olnud kuuluda. Ma kandideerisin Riigikokku 92. aastal parteituna kindla teadmisega, et ma olen poliitikas 3 aastat ja 95. aastal lähen oma hingekutsumuse tööd tagasi tegema. Tööandjate, töötajate suhted arendada. Ma olen tänagi Eesti Transporditöötajate Ametiühingu volikogu esimees. Ma olen isegi ministri ametis olnud volikogu esimees. Ma olen pidanud seda paatuks. Paraku läks teisiti, et ju on poliitikasse tulemisega keerukusi, et kui sa oled sinna läinud, siis ei saa sealt minema. Ehk mingi aja pärast tuleb mingi hulk inimesi sinuga koos, tekib hulk pooleli jäänud töid. Ja siis juhtus nii, et 95. aastaks oli must saanud koguni partei esimees. Ja partei esimehel oli imelik mitte kandideerida parlamenti, et see oleks olnud jabur. Pärast seda on see töö läinud edasi ja mis ma tahan öelda, et valdavalt käsitlus Eesti meedias sotsiaaldemokraatiast pärineb nõukogudeaegsest NLKP ajalooõpikust. Eriti viljakalt seda ideoloogiat kannab niimoodi järjepidevalt ajaleht Kesknädal, aga ma pean kahjuks tunnistama, et seda teeb ka muu meedia väga järjekindlalt. Ja selle loogika järgi olid siis teatavasti sotsiaaldemokraadid kommunistide kõige suuremad vaenlased ja tõele auandes, terves maailmas on see tänapäevani nii, mitte midagi teha ei ole. Et ennel teevad need erakonnad koostööd siis konservatiividega või liberaalidega, mitte kommunistidega. Nüüd on see nagu ka rohelistele üle kandunud mingit pidi natukene võib öelda nii. Ja see käsitlus on nagu ajast ja arust. Tegelikult sotsiaaldemokraatlikud erakonnad Euroopas, kui me vaatame Euroopa keskpaigast põhja poole ja edasi, näiteks koos teiega räägivad täpselt samamoodi ka liberaalsest majandusest. Kui väga hoolega jälgida Reformierakonna programmilisi seisukohti ja sotsiaaldemokraatide programmilisi seisukohti, siis majandusvabaduse seisukohalt seal ei olegi väga suuri eriti. Kui need on põhiliselt nüanssides.
küll aga räägivad sotsiaaldemokraadid ka sotsiaalsest riigist ehk liberaalne majandus ja sotsiaalne riik. See on see poliitika võib-olla, mida on kõige väljapaistvamalt käesoleval ajal viimastel aastakümnetel ajanud Tony Blair ja mille väljatöötaja Anthony Giddens, mis on saanud siis kuulsaks nime all kolmas tee. Või siis Taani näide, kus praegune Euroopa sotsiaaldemokraatide esimees Poul Nyrup Rasmussen tegi tööturureformi, see on siis flexicurity, labor market ehk paindlik turvalisus tööturul, mida meiegi siin Eestis püüame üle võtta, aga kahjuks kas teadlikult või teadmatusest ebapädevalt, nimelt sellel paindlikult turvalisusel on üks häda, mida me siin iga päev muuses ka praegu siia tulles veel uudistest lugesin. Paindlik turvalisus on hullu pöörab ainult. Ta on väga hea majandusele, aga ta maksab palju. Nii et tegelikult on tüüpilised näited võib-olla sellest, mismoodi kaasaegne sotsiaaldemokraatia mõtleb. Need on oluliselt teistsugused seisukohad, kui te loete Kesknädalast, Essel Õhtulehest, isegi Postimehest teinekord ja teinekord ka Eesti Päevalehest. Sotsiaaldemokraatia on teised. Mis siis veel, et mul on hea, ma natukene Igorile ka söödan palle ette, et ta saaks neid lüüa alla, et mina olen aastast 92 veendunud, kui püüdsin iseendale mingid sellised juuri alla saada, pilti ette kujutada, parempoolsed, vasakpoolsed, mis nad on. Et tollel ajal sai välja, lihtsalt iseenda jaoks välja nuputatud üks teooria, et paremini mõista, miks ühed või teised erakonnad omavahel koostööd teevad ja miks nad ei tee. Hiljem ma olen seda testinud mitmete politoloogide peal, kes uut demokraatiat uurivad ja vast kõige selgem pilt tänases kirjapildis, kus te võite seda lugeda, on inimarengu aruanne küll mitte 2008, vaid 2007. Ja seal ei ole küsitletud mitte poliitikuid, kuhu nemad ennast paigutavad, vaid on küsitletud valijaid. Ja valijate küsitluse tulemus annab sisuliselt sama, et meie uutes demokraatiates lisaks sellele parem-vasakpoolsusele on oluline tõmbejõud, mida võiks nimetada siis uuendusmeelsus või vanameelsus. Ja kui me ka oma ajaloo peale mõtleme, siis ka Eesti ju erakonnad tekkisid sisuliselt nii, et ühed olid siis vabaduse, demokraatia ja iseseisvuse poolt ja teised poliitikad ja poliitikud olid selle säilitamise poolt, mis tollel hetkel oli. Käesoleval ajal see ei kajastu mitte niivõrd, loomulikult keegi enam ei nõua, nii lolli ei ole, et keegi nõuaks Nõukogude Liidu taastamist või kui ta nagu tahab arvestatav olla poliitilisel maastikul. Aga tegelikult valitseb see meie valijate teadmist, see valitseb ka selles, kui te vaatate, mida erakonnad teevad ja kuidas nad käituvad. Et ütleme, on selgelt erakonnad, kelle valijad nutavad taga vanu häid aegu ja on erakonnad, kelle valijad ei nuta taga vanu häid aegu. Ja need erakonnad, kelle valijad vanu häid aegu taga ei nuta, on siis Reformierakond, Isamaaliit, sotsiaaldemokraadid ja ma usun ka, kuigi 2007 veel uuringus neid valijaid ei küsitletud, aga mingi loogika järgi peaks sinna kuuluma ka rohelised. Ja need valijad, kes nutavad taga vanu häid aegu, on hääletanud siis Keskerakonna ja Rahvaliidu poolt.